Hobuse peagaleriis Tallinnas avati Anna Kaarma näitus Piirimail. Me oleme siin kunstniku Anna Kaarmaga. Räägi mulle natukene sellest näitusest. Just valmis näitus minu kodukohast Lasnamäel. Ta tegelebki põhiliselt nende piiriületuste ja piirialadega ja sellise isikliku tunnetusega sellest ja kogemusega nendest sellistest leitud aladest. Et siin on siis suur paneel, mis on põhimõtteliselt nagu otse reprodutseeritud, kohale toodud Lasnamäelt otse ja siis suur fototapeet ning alumine korrus on pigem nagu selline unenäolisem ja isiklikum siseruum. Mis on Lasnamäe juures sellist, ütleme, mida sina näed, aga arvatavasti tavainimene ei näe Lasnamäe juures mingit võlu, sest et ometi midagi peab sind ju inspireerima selle suure, võib-olla isegi võika linnaosa juures. Mis on seal sellist? Ma arvan, et see on see leppimine selle keskkonnaga, et ma olen elanud lapsepõlvest saati seal ja lapsepõlves sa ei mõtle selliste asjade peale, nagu, et milline see linnaruum on. Lihtsalt olen nagu enda kasuks pööranud selle, mille keskel ma elan, et ma nagu hakkasin nägema mingisuguseid uusi asju seal, mida ma võib-olla kunstis ka hindan, nagu minimalism, et mingid lihtsad arhitektuursed vormid, mis kuidagi muutusid hästi lummavaks ühel hetkel. Nõukogude ajal siis nende paneelmajade tegemisel oli printsiip, kus igasse korterisse peab vähemalt päeva jooksul 2,5 tundi paistma päikesevalgus ja kõrgemad kui 9-korruselised majad, nende puhul 3 tundi. Et kogu aeg räägitakse Lasnamäest kui mingist düstoopia linnast, et seal ei ole midagi humaanset, siis need justkui on mingisugused humaansed näitajad. Mida sa tahad selle näitusega pakkuda külastajale? Mis kogemuse või elamuse ta võiks saada? Ma arvan, et see sõltub vaatajast, et eks igaüks leiab selle ise, aga et võib-olla paljud meist on elanud Lasnamäel, et võib-olla see on juba üks mingi pidepunkt või mitte just ainult Lasnamäel, aga mingis sellises magalajarajoonis nii-öelda. Ma arvan, et võib igal pool tegeleda oma loominguga ja olla nagu leplik keskkonna suhtes nagu ükskõik kus, ei tasu enda eest põgeneda nagu läbi selle keskkonna, et pigem olla selle sees ja näha nagu sellest edasi, et pigem nagu positiivne vaade sellele ennast ümbritsevale ruumile. Ja, et ma olen selle nagu leidnud selle konkreetse ruumi näol. Ja. Aitäh ja edu sinu tegemistes ja tulge kindlasti näitusele Hobuse pea 2. Lahe.